Tere hommikust sulle. Millest sõltub üldse see, kuidas sa äris tegutsed ja mis sul tulemused tulevad? Ma natuke räägin kokkuvõtte siin alguses ka ja siis ma aitan sind natuke coach ida läbi, mis sind praegu kinni hoiab. Nii et ma loodan, et sa saad täna siit kaasa võtta. Mis siis hoiab tagasi väga palju ongi see, et mida sa ise nagu usud asjade kohta, mis juhtuvad. Ma näen nagu ettevõtjad usuvad ja räägivad siis erinevaid asju, on ju. Küll seda, et äris on keeruline või et äri peabki palju aega võtma või Eesti turg on keeruline või mis iganes turul nad on või see valdkond on keeruline või inimestel ei ole raha, on ju. Nii et ma näen väga palju inimesed räägivad neid lugusid ettevõtluses, mis tegelikult, ma võin sulle öelda, ei ole tõsi. Jah. Nii et need lood ei ole nagu tegelikult tõsi, aga need on need lood, mis tegelikult hakkavad looma sinu energiat ja sinu ärienergiat, on ju. Ja sa saad kõike seda, kui sina ise oled nüüd selles ettevõttes, ükskõik, kas sa oled töötaja, kas sa oled osanik, kas sa oled, ma ei tea, 100% omanik, see kõik loeb, nii et hästi oluline on ka alati, kui ma oma ettevõttesse inimesi võtan, siis ma tegelikult esiteks ma soovin võtta inimesi, kes on hästi selliste juba positiivsete uskumustega, on ju. Ja kui ma ikkagi vaatan, et need uskumused on tegelikult, ma olen proovinud aidata neid nagu muuta neid uskumusi, aga nad ei õnnestu, siis selleks, et minu ettevõte saaks edukas olla, siis tegelikult ma pean endale tööle võtma inimesi, kes on valmis oma uskumusi muutma, ehk siis uskumagi seda kõike, mida mina tahan, et ta usuks minu ettevõtte kohta või siis meie klientide kohta, müügi kohta. Nii et kujuta ette, et ma võtaksin endale tööle inimese, kes ütleb, et mina ei ole müügiinimene. On ju. See tähendab seda, et tema postitused ei müü, mis iganes ta teeb, see ei too raha sisse. Jah. Võib-olla mõne üksiku kliendi toob, kes nagu võib-olla on mind kuskil näinud ja natuke minu energia mõjutab, aga kui ma võtan endale tööle inimese, ükskõik kas virtuaalse assistendi või keda iganes, kes ütleb, et tema ei taha müüa, kõike muud võib teha, siis mul kellelgi juba siin juba see kõled, et ma räägin, on ju, siis sorry, seda müüki ei ole iga päev, on ju. Nii et samamoodi, mida sa ise usud oma ettevõtte kohta, on väga-väga oluline ja sellepärast on vaja need uskumused kopeerida edukatelt ettevõtetelt. Kui sa näed kedagi, kes teeb väga hästi, siis vanasti oli väga hea, et kutsu lõunale, on ju, et osta kellegi lõuna, et ta lihtsalt sinuga aega veedaks, et sa saaksid natukene imeda nii-öelda seda head energia. Tänapäeval on meil webinarid, saad YouTube'i videosid vaadata. Nii et kui sa mõtled kedagi, keda sa praegu nagu vaatad, et vau, nii äge ettevõtja minu nišis, ükskõik kas Eestis või välismaal, siis ka sa näed, et seal võivad olla mõned erinevad uskumused, mida sinul praegu on. Jah, ettevõtluse kohta. Jah, sa võid ma täitsa sätti panna. Et kas sa märkad, et võib-olla ta teeb midagi teistmoodi või ta teeb kuidagi julgemalt või ta kuidagi hammustab välja siuksi pakkumisi, mida ta nagu käib ajalt kaasas näiteks on ju, või ta julgeb delegeerida või kõik tema pereliikmed toetavad teda, on ju. Jah. Nii et kas siit midagi kõnetab sind? Anna mulle chatist teada. Nii et see on hästi oluline, ükskõik mis ettevõttes sa töötad ja ma arvan, et sa mingis ettevõttes töötad, siis kuskilt sul raha tuleb, on ju, ükskõik kas see on riigiettevõte, eraettevõte, sinu energia hästi-hästi on oluline. Jah, seal peab olema see juhi, liidri energia. Oled nõus minuga, jah? Ja samamoodi oma ettevõttes, et mõtle sellele, et kas sa võtaksid endale kellegi sellise inimese tööle nagu sina, on ju, et eriti kui ma töötan noorte ettevõtjatega, siis nad on hästi sellised vaiksed ja rahulikud ja ma ütlen, et okei, kas sa maksaksid kellelegi 8 tunni eest seda tööd, mida sina teed iga päev 8 tundi ja siis esimene vastus on ei maksaks, on ju. Jah. Nii et olgem ausad, et see läheb väga palju sinna, et väga oluline on küll see strateegia, mida teha, on ju. See on, mis iganes kanali sa valid, et sa seda jätkusuutlikult teeksid, aga kõik oluline on ka see mindset, on ju. Sest ma näen ka palju inimesi, kes justkui saavad palju kliente, aga siis viskavad susi püsti sõna otseses mõttes, on ju. Ja nad ei taha seda edu korrata, sellepärast, et neil on see täiesti, nad lähevad paanikasse, jah. Inimesed lähevad paanikasse, kui neil tuleb palju raha, jah. Oled seda kogenud enda puhul ka, et oled saanud mingi väga hea asja ja see raha lihtsalt nagu libiseb sõrmede vahelt välja. Et nagu testida, et mida sinu keha nagu usub. Ja kui sa kehaga ei saa, siis täiesti toimub mul siin, näed, mul on pendel siin on ju, ka pendliga saab teha, et see pendel on mulle nüüd kingitud.
siin on päris selline kivi otsas. Ma ise seda igapäevaselt ei kasuta, aga mulle lihtsalt kingiti see pendel. Nii et, aga kui sa nagu tunned, et sa tahad pendliga seda kõike testida, siis see on ka võimalik pendliga testida. Väga paljud tuntud ettevõtjad ka Eestis kasutavad, on ju, kehapõhist tööd või pendleid, et võib-olla esimene suurem, kes võib-olla meelde tuleb, on võib-olla sulle Urmas Sõõrumaa, on ju, kes ka pendeldab väga palju ja on käinud siis kuulsate pendeldajate juures õppimas Eestis, nii et tegelikult oluline on jah, selles mõttes, et tunda, et sa oled üks sellest suurest universumist, on ju, mis meil on, nagu siin maailmas on ju, on siis see sinu teadlik mina, siis on see alateadvus ja siis on see üliteadvus, ehk siis see suurem pilt on ju, mis mõjutab, mis paneb selle asjad siin liikuma, on ju, mis mõjutab sinu väikest maailma, on ju. Nii et see sinu väikse maailma mõjutamisel on siis just see, et sa saadki lihast testida ja minna sinna voogu. Kuidas sinna minna siis voogu selle suure universumiga, on ju. Ongi see, et sa pead nagu saama sellega üks-üheks, on ju. Ja üks-üheks me saame sellega, kui me võtame maha kõik vastupanu oma energias, on ju. Ja usume, et vot see suur energia, see suur võimas universum toetab meid, on ju. Need õiged asjad tulevad just nagu nipsust minuni, on ju, need õiged inimesed, need õiged pakkumised, need õiged küsimused, ilma et ma väga midagi vaeva näeks. Tunned sa siit midagi, mis võib-olla sinuga räägib kaasa, võib-olla sa tunned, et sa teed palju asju. Praegu on absoluutselt ettevõtlus on nagu väga lihtne teha, et meil on olemas imelised AI, on ju, assistendid, agendid, on ju, kes teevad väga palju asju ära. Ei olegi enam vaja tundide viisi mingeid müügilehti või kodulehekülge ehitada, ütled talle 5 minutiga kodulehekülge üleval ainult lae üles kuskil, on ju. Nii et ma ise tegin eile 3 kodulehekülge vist poole tunniga, on ju. Nii et see kõik areneb nii kiiresti, et ühel hetkel sa vaatad, et sa raisad aega millegi õppimiseks, mis täna enam ei olegi vajalik, on ju. Ma ei tea, kas te olete kogenud selliseid asju, et mingi asi, mis täna enam ei olegi oluline. Aga kui sa nüüd ettevõttes tahad midagi pakkuda, siis alati on inimesi, kes veel seal ei ole, kus sina oled täna. Oled nõus minuga, on ju? Et inimesi, kes vajavad seda, mida sina pakud, on ju. Ja nad võib-olla ei ole nii õppimisvõimelised, võib-olla nad ei ole nii võib-olla nad vajavad tuge, on ju. Nad võib-olla vajavad midagi muud, mida sinul on pakkuda, on ju. Võib-olla sa pakud midagi sellist, et neil ei ole ajaressurssi seda näiteks teha, mida sina teed, on ju. Tal ei ole seda aega, isegi pool tundi ei ole neid asju teha, on ju. Nii et alati on ettevõtluses kohta ja ettevõtlus alati aitab sind lisaraha teenida, on ju, või tekitada passiivseid sissetulekuid ja kõike seda ka, aga ainult siis, kui sa seda päriselt usud, on ju. Neid valdkordi võib väga erinevaid olla, et on inimesi, kes näiteks tal on väga hea idee, aga ta kunagi seda ideed teoks ei tee, on ju, jah. Ta kunagi ei too seda mõtet välja, on ju. Ta kunagi ei pasunda seda kuskile, et oo, mul on siuke äge idee, et kes tahab, on ju. Ja võib-olla ta korra teeb seda ja siis ta on vait. Ta ei tee seda jätkusuutlikult. Ehk siis, mis on ettevõtluses hästi oluline, on see, et sa jätkusuutlikult teed mingeid tegevusi, mis võib-olla sulle endale on isegi igavad. Jah, kas see kõnetab sind? Mingid tegevused, mida sa tead, et sa pead tegema, aga sul on vaja ettevõtluses teha, on ju. Samamoodi, kui ma aastaid tagasi olin kangapoe juhataja, kangas on Tartu ärijuht, siis me iga päev tegime hommikul ukse lahti, on ju. Iga päev hommikul tegime kassat hommikul enne poe sulgemist ja õhtul kassat ja panime poe kinni, on ju. Et samamoodi on ükskõik, mis ettevõtted sul on mingid harjumused, rutiinid, mida sa teed ja mida rohkem sul on harjumusi, rutiine, afirmisme, ehk siis kogu see alateadvus tegelikult teeb sulle mingid sellised nii-öelda kindlad rutiinid, mida sa teed, on ju. Kas see sind kõnetab? On sul olemas sellised asjad ja sellised tead sa üldse, mis rutiine sul vaja on ju, et väga edukat ettevõtet juhtida? Ongi see, et töötada targemalt, töötada nagu mõistlikumalt, teha neid õigeid nii-öelda Pareto efektiivseid tegevusi, ehk siis kui sa oled ka märganud, siis 20% sinu tegevustest toovad 80% tulemuse, on ju. Et teha neid õigeid tegevusi ja väga paljusid tegevusi, mida mina näiteks tegin näiteks aasta tagasi, ma oma firmas enam ei tee, on ju. Et ma ei tee mingeid kindlaid asju, ma teen mingeid väga selliseid kindlaid asju, mis ma tean, et mulle meeldib teha, on ju. Ja ma kunagi ei push'i ennast enam. Tänu selle läbipõlemisele ma ei push'i ennast üle piiri, on ju. Nii et see on selles mõttes kelle kingitus, et sa tead, et vot ma teengi rahulikult, ma pean leidma selle süsteemi, selle voo, on ju, kuidas see kõik hakkab olema, kuidas ma saan rohkem automatiseerida kõike teha, kuidas ma saan rohkem kiiremini nagu olla nähtav ja kõike muud ka, mitte ma ei tee seda, mis ma tegin, on ju.
ja täna on nagu väga hea tõesti ettevõtja olla, sest väga palju asju on tõesti see ai aitab ära automatiseerida, on ju, nii et sul ei pea 20 eurot kuus läheb selle peale, et automatiseerida oma äri, nii et tegelikult see on nagu täiesti tehtav igaühele, on ju. Nii ähm, ma võib-olla selgitan ka välja, millest need tulevad siis need kõige sügavamad baashaavad on siis, mis meil äris ka on esimene ongi, meil peab olema turvaline, on ju, et meie alateadus ei luba sul teha mingeid toiminguid, kui sa võid uuesti läbi põleda. Nii et sa võib-olla märkad ka, et nüüd sa nagu hoiad nagu eemal nendest asjadest, et võib-olla sa ei teegi nii pikki tööpäevi enam, on ju. Võib-olla sa ei alustagi uusi asju väga suure tuhinaga, et see justkui see kaitsemehhanism on, et kui väike laps näiteks tõesti, ma ei tea, mul endal ei ole lapsed pannud, aga noh, hea näide on see, et sa paned, ma ei tea, käe kuskile, katsud küünalt, et kas küünal on kuum, on ju. Saad aru, ükskord põletad näppu ära, väike laps, on ju, sa seda nagu enam ei tee, on ju. On ju, et see alateadvus hakkab sind ära hoidma nendest asjadest, mis on sulle nii-öelda alateadvus on haiget saanud ja ta hakkab hoidma sind selles kohas, kus on turvaline. Siis on vaja alateadvusele arusaadavaks teha, on ju see, et tead, et tegelikult see oli minu viga, et ma ei saanud aru sellest, et kui sa nagu päriselt ka aru saad, kust kohast sa seda piiri ületasid, on ju. Et nüüd ma enam never ei tee seda, et nüüd ma tahan ikkagi teha neid asju, et luba mulle ikkagi teha neid asju, luba ikkagi, et ma saan need tulemused, on ju. Ja su keha peab aru saama, et see on turvaline, on ju. Et see on turvaline ikkagi neid asju teha. Et see turvalisus on kõige olulisem asi. Nii, teine asi, mis on, ma olen väga palju näinud ettevõtetel on see, et ma ei ole armastatud, mis siis tähendab seda, et inimesed ei julge nagu oma pakkumist kogu aeg välja panna, on ju, et keegi ikkagi kritiseerib mind, mõtle, ma eile rääkisin täpselt sama teksti ja täna ma räägin täpselt sama teksti, on ju. Jah, nii et kogu aeg peab olema see, et leiuta midagi uut, on ju, leiuta midagi uut, on ju. Kõige edukamad firmad, edukamad ärid on tegelikult 1-2 tootega, on ju, mis tegelikult neil ongi see 1-2 nii-öelda bränditoodet, on ju, mida nad müüvad, on ju, ja nad ei leiuta kogu aeg uusi asju, on ju, nad ei ole kogu aeg okei, noh, ma ei tea, iPhone'e tuleb kogu aeg uusi peale, on ju, uusi mudeleid, aga tegelikult nad on ikka seesama iPhone, on ju, on ju. Nii et seesama üks toode, mida sa pakud ja mis sulle väga-väga meeldib pakkuda, siis sa pead seal mõtlema, et kuidas sa teed seda kõige-kõige lihtsamal viisil. Kuidas turvalisemal viisil, on ju. Võib-olla on sul võimalik võtta keegi partner näiteks, kes aitab sul turundada mingeid asju, on ju. Mina enne seda, kui ma alustasin oma töötubade tegemist, oma koolituste müümist, ma müüsin hoopis kellegi teiste töötubasid, on ju, kellegi teise asju, on ju. Et kuna sa Kelly mul siin olid, siis ma olen ise ka ju Kenneli omanik, on ju. Ja mul oli Gerald O'Shea koolitusi ja viisin Eestist läbi, korraldasin, nii et väga hästi läks see asi, et ma sain mingi protsendi, vist mingi 30% sellest käibest endale, mis sealt tuli. Aga see oli, kui ma olin ikka noor tüdruk, on ju, seal 20-aastane, on ju, see oli väga nagu arvestatav sissetulek, on ju, selles vanuses, on ju. Nii et tegelikult võib ka teha niimoodi, et leida kedagi, kes on selline nagu selline silmad säravad ja selline passionista, on ju, selline kirega selle asja suhtes, mida sa teed, sest enamus inimesi alustab oma ettevõtlust ju kire baasilt, on ju. Me tahame nagu, issand, mõtleme, et meil on kõige ägedam asi, on ju. Meil on kõige ägedam asi ja ilmselgelt teised inimesed tahavad ka seda ja siis me hakkame ja siis ühel hetkel teised inimesed ei saa aru, et see on äge asi, on ju, siis me põleme läbi, on ju. Nii et selles on see trikk, on ju, kuidas see asi nagu käib. Äri toimub ka ilma minuta, on ju, nii et väga paljudel on näiteks uskumus, et mina olen olnud minu äri, on ju, see ei ole nagu tõsi, sina ei ole sinu äri, sina oled sina, on ju, sina oled naine, on ju, suure tõenäosusega, on ju, sina oled hoopis, mina olen paljudes rollides, on ju, ma olen siin lapsevanem, on ju, ma olen abikaasa, ma olen kassi omanik, on ju, hobuse omanik, ma olen nagu nii palju erinevaid rolle oma elus, ma olen korporant, on ju, ma olen mingi Lionsi heategevusklubi liige, on ju, ma olen nagu nii paljudes erinevates asjades ja see on ka, et see ettevõtlus on tegelikult üks pisike osa sinu elust ilmselt, on ju, minul ka, on ju. Kuigi mu ettevõttel läheb väga hästi, on ju, me oleme olnud väga palju aastaid Äripäeva top-koolitusettevõte, on ju, aga ta ei ole mu full life, on ju, on ju. See ei ole tegelikult see, mille pärast ma elan ja hingan, on ju. Nii et see on lihtsalt see, et mulle väga meeldib seda teha, aga mida mulle veel väga meeldib teha, mulle meeldib väga aiandus, on ju, mulle meeldib lilled, on ju, mulle meeldib loomad, on ju, mulle meeldib reisida, on ju, kinos, teatris käia, on ju. Mulle meeldib nii palju erinevaid asju, mida ma tahaks ka nagu oma elus teha, on ju. Nii et
siin ongi see asi, et leida see tasakaal, kuidas teha nagu vähem, aga saada rohkem raha, on ju. Saada rohkem jõuda õigete inimesteni, on ju. Sa ei taha jõuda inimeste juurde, kes ei ole õiged sinu jaoks, on ju. Sa tahad jõuda just sinu jaoks õigete inimeste juurde. Ja kui sa usud, et sa jõuad õigete inimeste juurde, siis need inimesed tulevad sul kas või, ma ei tea, lukuaugust murravad ukse läbi ja tulevad sinu juurde, isegi kui sa reklaami ei tee, on ju. Nii et see usk on väga-väga oluline, see, mida sa sisemalt usud. Ja sellepärast ta on väga hea siis tõesti, kui sa oled aleduse väljakutsel käinud, siis kuidas läbi keha siis leida neid uskumusi, mida sina usud, on ju. Näiteks siis, et ma ei saa teisi usaldada, see on nagu, ma ei saa teisi usaldada. Nii et ma ei tea, kas kellelgi teil on selline asi, et ei saa teisi usaldada, on ju. Et minul nagu tükk aega oli see ettevõtlus alguses, sest siis ma lihtsalt panin silmad kinni ja ma ei lugenud neid kirju, mis inimesed kirjutasid mulle meiliboksi või asja, et mida on valmis nagu tegid blogipostitusi, sest ma lihtsalt nagu ütlesin, okei, las nad lähevad välja, see kindlasti töötab, aga ma teadsin, et kui mul oleks aega päev otsa, siis ma teeksin selle blogipostitusi ise ja ma teeksin seda perfektselt, on ju, mul lihtsalt ei olnud seda aega, on ju, mul ei olnud seda ühte päeva laste kõrvalt, äri kõrvalt. Nii et mõnikord on lihtsalt see, et mul ei olegi, inimesed väga palju asju jätavad tegemata, sest nad lihtsalt ei usalda, et keegi teine neid teeb, on ju. Ja võib-olla on sul ka mingi selline tunne, et vot, ma ei saa usaldada kedagi. Ja siis loomulikult see 5. asi on see, mida me ka töötame, on see igasuguse perfektsuse vajadus, on ju. Et kõik peab olema hästi-hästi perfektne, et sa saad selle asja valmis ja siis peab olema mingi uus pakkumine, uus lahendus, on ju. Inimesed ei taha enam neid asju osta, on ju. Et jah, usalda kui kontrollija. Kontrollimine on hästi oluline. Mina mingil hetkel unustasin kontrollimise ära ja tulid kohe jamad sisse, on ju, tiimil. Nii et alati peab kontrollima ka selles mõttes, kes siis süüdi on, et asjad ei ole tehtud, on ju, kui sa ei kontrolli, on ju. Selles mõttes on õige, jah. Nii et see liidri omadused, mida sul on vaja arendada, Kait, on ju. Nii et see perfektsus on hästi, et ma ei ole piisaval, ma ei ole väärt seda, ma ei ole oluline, et mul just üks tore klient tegi oma esimese online kursuse ja ta oli kunagi, me tegime koos tööd, aga nüüd ma ei ole temaga tükk aega koos, seda üldse kohtud. Ja siis ma imestasin, mu postkassi tuli kiri, et tema online kursus maksab 40 €, on ju, 3 nädalat ja ma ei tea, mitu kohtumist temaga, on ju, ja ma olin, et vau, et nii odav, on ju. Ja siis kuidagi ta vist sai aru sellest energiast et ma ei hakanud talle midagi kirjutama, aga paari pärast kirjutas, et tead, ma panin hinna 400 € peale, et see kursus on 400 € hoopis väärt, on ju. Nii et see on ka see, et kas need inimesed kindlasti ostavad 400 € eest seda kursust, mis ta tegi, sest ta on lihtsalt nii äge kutt, et kindlasti seal on temal austajad, kes tahavad tulla tema energiasse paariks nädalaks, sellisesse maskuliinsesse energiasse muutumisse 400 € eest, on ju. Aga see on ettevõtetel väga palju, on ju, et sa lihtsalt mõtledki, et ma teen midagi, sest ma veel, see on mingi uus asi, ma teen seda, see võiks olla midagi sellist, on ju, teist, kolmandat. Nii et see läheb jälle tagasi siis sinu tihti jääb perfektsionismi tõttu hoopis tegemata. Ja tegelikult on ka hirmus, on ju, et kui sealt tuleb juba energias hirm sisse, mingid tegevused, kui sa praegu mõtled ettevõtjana, et ma peaks midagi tegema, on ju, aga tuleb kohe niimoodi, et on ju, ei taha teha, on ju. Minul oli kunagi see, mul üks aastaid tagasi, see oli, ma ei tea, 15 aastat tagasi, rohkem aastaid tagasi, siis kui ma veel alateadvusega nii palju ei töötanud, aga ma olin ise ettevõtja, mul oli osaühing, on ju, ja mul iga kord oli jama nende arvetega et tookord olid paberarved, ma pidin viima Annelinnas, ise elasin Tammelinnas, Annelinnas ma pidin viima oma raamatupidajale ümbriku iga kuu arvetega. Ja see oli mul nii nagu paha viia, siis ma pidin talle, noh, ta alati kutsus tuppa, ta oli selline vene proua, on ju, selline, ma ei tea, kus ma ta leidnud olin, on ju, raamatupidaja kuskilt, ega ju internetti siis veel ei olnud õieti, on ju. Kuskil selle vene proua sain kätte, on ju. Ja siis ta kutsus mind oma kööki sinna, pisikesse kööki teed jooma ja siis ta rääkis muga ja nii edasi, on ju. Ja iga kord see rääkimine niimoodi, et ma kogu aeg muutusin väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks, on ju, sest mul oli ikka mingi arve valesti vormistatud või mingi tšekk oli puudu või midagi, ma sain iga kord, nagu käisin direktori vastuvõtul iga kuu. Ja siis, mis see minu jaoks tegi, oli see, et ma iga kord jäin neid arveid võlgu, et ma ei viinud neid enne 20. kuupäeva ära, nagu ta pidi oma aruanded tegema ära. Ja siis ta oli veel
pahane, siis ta lihtsalt ühel hetkel ütles, et nii, et ma lõpetan sinuga lepingu ja minul oli sellest nii, minu keha lihtsalt vallandus selle rõõmuvalenga ja siis ma isegi ei olnud mõelnud, et ma võiks ise lõpetada temaga lepingu ära. Nii et see on ka, et su keha on nagu selline väga huvitav asi, et kas sa tahad neid asju teha ja miks sa ei taha neid asju teha, onju. Nii et praegu on mul väga tore raamatupidaja minu ülikoolist. Ma olen ise ka rahandust õppinud Tartu Ülikoolis, minu kursaõde teeb mulle raamatupidamist juba siin aastaid. Aga see jutt selleks, onju, aga võib-olla sind kõnetab mingid tegevused firmas, mida sa ei taha teha või mis tunduvad sulle, et sa peaksid tegema. Siis ettevõtetel ka on väga palju ka selline, noh, et kas sa maksad endale esimesena, onju, ajas ja rahas, onju, või ei, onju. Mul oli tükk aega, et ma võtsin nagu meelega tööle ainult väikeste laste emasid. Jah, väga väikeste laste emasid, mulle tundus lihtsalt see nagu nii selline, mul on see missioon, onju. Aga selles mõttes see ei tööta minu jaoks väga hästi ettevõtte jaoks, sellepärast et nende väikeste laste emad nagu väga ei osanud nagu hinnata seda, et ma neid tööle võtsin, onju. Nii et ühel hetkel ma enam, no mitte ma ei taha öelda, ma ei võta väikeste laste emasid nagu, aga see ei olnud mul nagu valikukriteerium enam ühel hetkel, onju. Nii et sa võid vaadata ka oma firmas, et mis sinu jaoks nagu töötab energias, mis ei tööta, onju. Nii et minu ettevõte on selline rõõmus, selline diskotüdruk, onju, et kes saadab sulle kirju ilusti postkasti ja on palju nähtav, onju. Aga võib-olla sinu ettevõtte energia on hoopis midagi muud, onju. Võib-olla ta on raske, võib-olla isegi, kui sa praegu mõtled oma ettevõtte peale, sul isegi ei tule mingit tunnet kehasse. Võib-olla sa tunned, et sa oled täiesti nagu eraldatud sellest ettevõttest, onju. Ja siis ei saaks see ettevõte väga palju sinuga suhelda, onju, üliteadvuse tasandil, onju. Nii et need on sellised asjad, mida siis on vaja teada, et sul oleks edukas ettevõte, et see ettevõtte voos oleks, et sa pead nagu tunnetama, sa pead olema selles energias ja tasapisi, kui sul on olnud läbipõlemine, siis on vaja seda energiat taastada, onju. Ehk siis täpselt oma beebisammudega, onju, liikuda siis ja alateadvust toetades selle poole, et sa saaksid jälle selle tervisliku tasakaalu tagasi, onju. Nii et minul oli just, et kui ma nagu läbi põlesin, minu suurim probleem oli tegelikult see, et mul esimese paari kuuga tuli nii palju kliente, et ma lihtsalt väga palju kliente võtsin endale, onju. Jah, ja mul oli kliente siis tõesti, ma ei tea, kella 9-st või isegi 8-st hommikul kella 5-ni õhtul, onju. Nii et teades seda, et ma ise olen projektor, onju, siis human disainis, siis ma ei saa nii palju kliente võtta, onju. Nii et ma pean väga valima, kui palju ma saan töötada, onju. Ja hästi teadlik olema oma energiatasemest. Et kuidas sinna voogu siis saada, ongi see, et sa pead väga hästi arvama oma ettevõttest ja kui sa ei arva ettevõttest hästi ja sa ei arva oma klientidest hästi ja kes sellest keskkonnast hästi, siis seda on vaja muuta. Ja seda on vaja päris sügavalt muuta, ehk siis esimene samm ongi, et luua need enda ettevõtte õiged uskumused, onju. Mida sina pead oma ettevõtte kohta uskuma? Et minu jaoks oli näiteks läbipõlemist tõesti see, et minu ettevõte töötab ka siis, kui ma ei ole kohal, onju. Et ma ei pea olema füüsiliselt kohal, praegu ma olen küll oma elutoas või mitte kontoris onju, kodus onju, aga ma ei pea kuskil, ma võin olla ükskõik kus, ma olen teinud oma kõnesid nii Türgist kui Kanaaridelt, kui igalt poolt mujalt onju. Et ma ei pea füüsiliselt kuskil kohal olema, et minu ettevõte toimiks, onju, see on nagu väga hea. Ja samamoodi igasugused muud asjad, et kuidas uuesti alustada, onju, kui miski asi ei toimu, siis sa kindlasti, kui sa uuesti ja uuesti proovid, siis see asi hakkab toimima, onju. Et näiteks kui ma nagu coaching ut olen õppinud, et enamus coach'i koolid ütlevad ka, et coach'i kõikidel, kes liiguvad, onju. Et coach'i kõikidel, mis liigub, onju. Nii et sama on ka sul ettevõtlusega, et sa peaksid aitama kõiki, kes vähegi võiksid kasu saada sellest, mida sa teed, onju. Ja siin tuleb jälle appi see loovus, onju, et kuidas leida neid, kes võiksid tahta sulle siis sinu teadmisi saada ja vastu anda sulle siis raha, onju. Ja see ei pea olema ainult raha, mida vastu antakse ka palju muud, onju. Võib-olla kutsutakse kuskile esinema, kus on sinu kliendid, onju. Et minu USA mentor ütles väga ilusti, et kutsuge mind ruumi, kus on inimesed, iga inimese eest ma olen nõus $100 maksma, kui sul ruumis on, onju. Sulle, onju. Ja ta alati klõupsis mingeid pakkumisi, mis oli kallim muidugi kui see €100 või $100, onju.
Nii et näha ka seda, et võib-olla sul on mingeid selliseid ressursse, mingeid selliseid võimalusi, kus, kus ei olegi raha, mida sa peaksid saama, on ju. Ei ole üldse vahet, mida sa teed. Oluline on see, et see sulle rõõmu teeks, on ju. Et lihtsalt see peab olema midagi see, et ühel hetkel mingi asi teeb rõõmu, teisalt enam ei tee, on ju. Ja siis on aeg, et see asi lõpetada. Aga see on, see tundmine tuleb hästi-hästi tugevalt sisse, on ju. Et see asi siis kinni panna. Et see tuleb väga ilusti siia sisse. Aga kui sa ikkagi tunned, et voh, ma tahaks midagi proovida või midagi, siis võib-olla see on lihtsalt pakkumises kinni, kui seal on näiteks turgu, on ju. Ja põhiline ongi see, et leida see oma tõeline soov, mida sa tahad saada, sest mikspärast väga paljud ettevõtjad ka ebaõnnestuvad, on see, et neil ei ole seda tõsist soovi, seda, kus see inglise keeles on see true goal, on ju. Mul ei ole tegelikult, ma ei tee ju ettevõtet sellepärast, et mingit käivet saada, on ju. Et see ei ole minu eesmärk mingit käivet saada, on ju. Minu eesmärk hoopis teine, on ju, aidata ettevõtjatel olla edukad, on ju, tunda hästi, veeta aega oma perega, on ju, olla oma aja peremees, on ju. Ettevõtluse mõte ei ole ju see, et sa ise nagu, ma ei tea, sured ära sinna kätte. Me just käisime nädalavahetusel, käisime Lätis, üks väga tore paar kutsus oma pubi sünnipäevale, 5 aasta sünnipäevale ja, ja noh, me oleme Levisega ju paari pidanud, me oleme olnud 15 aastat, 10 aastat oli meil siin 20 lauda Tartus, suurim Eesti piljardiklubi, on ju. Snukrid ja Vene piljardid ja kõik sees, on ju. Me panime need kinni enne, kuu aega enne Covidit. Väga lakid olime. Ja siis me küsisime, noh, kuna ma tean nii palju baarinduses, ma tean töötajatest, ma tean kõiki neid asju, on ju, kuidas edukat baari pidada, siis küsisin, kui palju teil siis töötajaid on. Ja siis omanik jäi vaikseks, see meesterahvas, ja siis ütles, et me oleme naised kahekesi. Et vahepeal käib üks mees abis, aga põhimõtteliselt seal ei saagi väga palju noh, fun'i olla, kui sa kahekesi oled paaris tööl, sest usu mind, baaritöö on hilised õhtud, on ju, purjus inimesed, on ju, kõik see, mis tegelikult väsitab, on ju, kui sa ise oled kaine, on ju, mõtle saades katte all, on ju. Nii et see on asi ka, et võib-olla seal oleks lahendus nagu midagi muud, on ju, et tõesti siis anda endale rohkem, et see särts ja säde tagasi tuleks, anda endale rohkem vabadust ja leida koostööpartnerid näiteks või võtta, ma ei tea, kas praktikale endale paari töötajaid, on ju, kuskil koolist, on ju, või mingeid noorteprojekte, et nad saavad tasuta, ma ei tea, mis iganes, piljardit mängida selle eest või midagi sellist, on ju. Et erinevaid võimalusi on ju, kuni oma lapstööjõuni välja, on ju. Et selles mõttes tasub mõelda, et ettevõte on ikkagi selle jaoks, et tuua omanikule tulu, on ju, iga osaühing on selleks, et ikkagi omaniku elu lihtsustada, on ju. Nii et kui sa oled kuskil palgal, siis samamoodi see te tegelikult töötate omaniku jaoks, ükskõik kas on siis riik või eraettevõtja. Et sellest peab nagu õigesti aru saama, on ju, kui inimesed ei saa aru, et me käime lihtsalt tööl niisama, et toredalt kohvi juua, siis see ei ole päris see asi, on ju. Nii et sellepärast on hästi oluline ärivisioon, missioon ja igasugused äriuskumused positiivseks muuta ja teada, mida sa täpselt teed, sest see on see, mis toob selle voo sisse, on ju, see toob selle passion'i sisse, ilma et sa läbi põleksid, on ju. Jah. Okei, aga kullakene, ma loodan, et sa said täna siit midagi kaasa. Tšau!